No nii, ja ülemuste ülemused, sõbrad, tuttavad. See tundub mulle, nagu ei oleks see olnud eile, aga sellest on möödas juba tõesti 8 aastat. Aeg läheb ruttu. Mäletan, kui ühel päeval sain kõne tolleaegselt rektorilt Jaak Aavikselt, kes siis ütles, et ma soovin sinuga rääkida. Võtsin mütsi kätte, läksin Jaagu juurde. Jaak küsis, et mida sa seal masinaruumis oma õppekavaga teinud oled? Kes ei tea, siis Heiti tutvustab, me oleme Heitiga sama õppekava lõpetanud, Heiti tutvustab uhkusega, et tema on Toru-Jüri. Ja sellele põlvkonnale see on täiesti okei. Minu põlvkonnale, peaaegu ka veel okei. Aga need, kes tolle hetkel lõpetasid gümnaasiumi, siis nendele see enam ei olnud okei. Tiit näitas väga hästi, kuidas ka demograafiline selline abiturientide lõpetamise arv oli murdunud. Ja see võtmekoht oli, et kuidas üks eriala, millel on küljes sellised terminid nagu fekalist, Toru-Jüri ja nii edasi, ujub vastu voolu. Ehk kuidas sinna kavale tuleb järjest rohkem üliõpilasi. Eks see võtmesõna oli see, et meil õnnestus suhteliselt lühikese ajaga luua õppekaval uus kuvand, ehk kokkuvõtlikult küte on kütkestav, ventilatsioon on veetlev ja jahutus on jalust rabav. See kõnetas rektorit ja rektor ütles, ma tahan, et sa sama kuvandi viiksid üle kogu ülikooli. Ega me esimese hooga kohe jah ei öelnud, sest ma tahtsin natukene konsulteerida inimestega, kes sellest ametist rohkem teadsid. Ja esimese hooga ma läksin siis Jakob Kübarsepa juurde, eks Jakob on siin ka saalis, ei ole. Ja ega Jakobi siis nagu sõnavõtt või selline vestlus mulle väga julgustav ei olnud, sest Jakob ütles, et tegemist on ülikooli konkurentsitult kõige raskema positsiooniga, sest see läheb korda kõigile, alates juba lasteaialastest, edasi algkool, põhikool, gümnaasium, nende lastevanematele, üliõpilastele, töötajatele, vilistlastele, tööandjatele, kõigile. Teadus, natuke vähem, ettevõtlus veel vähem, nii et arvesta, millega sa seod ennast. Mõtlesin, et võtan veel nagu teise arvamuse ennem kui otsustan, läksin Andres Keevaliku juurde ja Andres Keevalik ütles, raske saab sul see põli olema, sest arvesta sellega, et kui sa hingega tööd teed, siis on alati ülikoolis nii, et 50% on sinu poolt ja 50% on sinu vastu. Kui sa võtad vastu otsuse, mille poolt on 100%, siis see on ujumine mugavustsoonis ja sellest pole kasu mitte kellegile. Taaskord ei olnud nagu eriti julgustav. Ja mõtlesin, et 3 on kohtuseadus. Küsin ühe korra veel. Rääkisin teaduskonnas oma heade kolleegidega, rääkisin Jarekiga, rääkisin teistega, kes õppetegevusega olid minu kaval seotud. Ja sealt olid nagu julgustavad sõnumid, et muidugi mine. Et see õppevaldkonna rahastus on ülikoolis ikkagi selline, et kõik lugesid siis börsi või mis kuldset börsi, kus olid töökuulutused, et mine ja seisa selle õpperaha eest. Ütleme 2017, mis periood siis oli? Jakob Kübarsepp oli saanud just 70-aastaseks, oli ka põhjus, miks ta selle teatepulga üle andis ja kes mäletab seda perioodi, tegemist oli väga keerulise perioodiga ülikoolis. Meil olid pooleli mitmed reformid, struktuurireform, õppekavade reform ja nii edasi. Ma arvan, et me tulime õppekava reformist päris hästi välja, kuigi väljakutseid oli palju, seepärast, et minuga alustas tööd ka uus siis õppeosakonna juhataja Petra Leesmet, konsolideeritud oli ka õppeosakond, aga seal olid teatud pinged sees. Aga aeg veeres ja ma arvan, et me saime päris hästi hakkama. Minu soovitus on ka uuele õppeprorektorile, et kindlasti algul, kui teed esimesi samme, siis jää ainult selle õppetegevuse juurde ja õppeosakonna juurde, sest see võtab aega 2-3, võib-olla isegi 4 aastat, enne kui sa oled sellest ametist nagu üle ja julged võtta nagu teisi vastutusi valdkondi endale. 2018 küll minu vastutusvaldkond juba hakkas laienema, et Tehnikaülikool kandideeris siis koos väga heade partnerülikoolide, Tehnikaülikoolidega Eurotech, mida me praegu teeme Eurotechina, siis Eurotech võrgustikku. Sooviksin siin tegelikult tunnustada 2 inimest, kes selle Eurotechi Tehnikaülikooli poolse taotlusega olid seotud. Lisaks minule Reijo Karu, Reijo istub siin, et Reijo tegi väga tänuväärt tööd, ja Gunnar Piho, kes hetkel on nüüd sellest Eurotechist taandunud, aga ka tema panus oli väga-väga suur. Esimese hooga me ei saanud Eurotechi, esimese taotlusvooruga, aga teine aasta taotlesime uuesti ja saime. Nii et tuli Eurotech.
No millegiga ma siin esimese 3 aastaga silma jäin, et kui rektoriks sai Tiit Land, siis ma olen väga tänulik Tiidule, et Tiit andis mulle võimaluse õppeprorektorina jätkata, et üks periood oli nagu noore mehe muutnud näljaseks veel, nagu sellist nagu töötüdimust selles valdkonnas tulnud ei olnud. Ja nii see elu edasi läks. Aga siis oli juba tunne, et see õppeprorektori töö on juba sellest üle, et arutasime Tiiduga ka ja vastutust tuli mühinal juurde. Kõigepealt tuli avatud ülikool. Et meie Tehnikaülikooli avatud ülikool ei ole niisugune traditsiooniline avatud ülikool, mis pakub siis avatud õpet ja täiendõpet. Me tegeleme juba maast madalast noortega. Kui me võtame 2 valdkonda, kus on Tehnikaülikooli vilistlasi vähe, siis neid on poliitika ja üldhariduskoolid. Ma arvan, kindlasti alla 5% üldhariduskoolide õpetajaid on Tehnikaülikooli vilistlased. Ja kui nüüd loota, et nad ütlevad, et mine Tehnikaülikooli kindlasti, siis ma väga kahtlen selles. Nii et meil on hetkel üle 20 fookuskooli, gümnaasiumi, kus me oleme sees oma valikainetega ja ka see on kindlasti põhjus, see on nagu investeering, mis toob meile kindlasti tagasi. Tehnoloogiakooli kaudu tegeleme lasteaialastega ja põhikooli lastega. Uue asjana on meil Unicorn Squad ehk, kui Tiit on väga palju rääkinud nendest laia matemaatika tulemustest, on nagu nad on, aga nende üle lävendi olijatest 40% noormehed, 60% tüdrukud, kui noormehed leiavad Tehnikaülikooli päris hästi üle, siis tüdrukutes on meil varu sees. Ja see Unicorn Squadiga tegelemine, tüdrukutega tegelemine, tehnoloogia IT-õppesse, see on hädavajalik, sellega peab kindlasti jätkama, et see hakkab meile lähiajal kindlasti nagu kasu tooma. Me tegeleme avatud ülikoolis olümpiaadide korraldamisega, ikka selles lootuses, et üks päev riik näeb meid ja seda Tartu Teaduskooli rahastust hakkab ka meile rohkem eraldama. Ja loomulikult siis ka avatud õppe, täiendõppe ja mikrokraadi õppega. Nii, see on sama suur tükk sisuliselt kui õppeosakond. Edasi mõtlesime, et me oleme Tiiduga selles mõttes väga ühel lainel, et üliõpilastel peab olema siin ülikoolis hea. Et võtaksime kätte ja toimetaksime tõsisemalt ka üliõpilasaktivismiga, millest sai siis teine vastutus. Ja ma julgen praegu julgelt välja öelda, et ma arvan, et Eesti ülikoolidest parim tudengi elu on siin majas, Tallinna Tehnikaülikoolis. Meil on viimase 5 aastaga tulnud uusi üliõpilasorganisatsiooni juurde kui seeni peale vihma, aga tegelikult meil võiks ju olla selline olukord, kus igal õppekaval, kokku on meil 76 õppekava, 42 üliõpilasorganisatsiooni, võiks ju olla mingisugune väljend millegiga tegeleda. Kes investeerib, kes väitleb, kes sõidab vormelit. Sinna on veel natuke minna, aga ma arvan, et selle võiks see ülikool ikkagi kindlasti ära teha. Ma olen ise uhke Tehnikaülikooli vilistlane, aga ma kogu aeg tunnetanud, et need vilistlased ei ole ülikooliga liiga hästi seotud, et siin on arenguruumi. Tiiduga arutasime, lõime vilistlassuhete osakonna, millel on 2 ülesannet, tegeleme vilistlastega, et neid siia saada, ja teine on siis ka see osakond teeb selle musta töö ära, et arengufondi stipendiumid saada. Selle juht on siis Ergo Metsla, kes on tõesti väga head tööd teinud, avatud ülikooli juht, keda ma enne unustasin tänada, Hanno Tomberg, tõesti fantastilist tööd teinud, et kindlasti minu tänu neile. Ja ma arvan, selle asjaga tuleks kindlasti jätkata. Ja siis, et veel küll ei oleks, siis Tiiduga oleme mõlemad väga spordilembesed ja mõtlesime, et selle spordile võiks ka tuule tiibadesse panna, aga mitte ei hakkaks nagu sporti kui sellist toetama, aga rakendaks selle spordi laiemalt Tehnikaülikooli eesmärkide vankri ette. Ja ma ei tea, kui paljud teist käisid vaatamas korvpalli vastasseisu Tartu Ülikooliga, mis siin hiljuti toimus. Nendel mängudel käis 15 000 inimest ja väidetavalt meedia vahendusel jälgis üle 100 000 inimese, mis on iga 10. inimene. Saalid olid täis noori lapsi TalTechi särkidega ise vaevalt kõndides, aga karjudes TalTech, TalTech, TalTech. Ma nägin seal vilistlasi, keda ma pole näinud 20 aastat peale lõpetamist. Ja see on äge. Ja see toob ülikoolile tagasi ja sellega peaks jätkama. Ma ei jätka õppeprorektorina järgmisel perioodil ja kus siis mul see teadmine tuli, et aeg-ajaks teatepulk üle anda. See teadmine tuli mul eelmisel sügisel. Eelmisel aastal, kui mäletate, siis ma siin arenguseminaril rääkisin nendest valdkondadest, mis Tehnikaülikoolil on
vakantsed või inseneri valdkonnad, mis on välja surnud või kuhu peaks arenema. Ja eks ma hakkasin nagu kohe mõtlema, et kuidas saaks siis aidata. Ja mõtlesime, et inseneri sihtkapital võiks olla üks võimalus nende tühimike täitmiseks. Ja see inseneri sihtkapital on üks teema, mis mind on väga kõnetanud, aga siis ma hakkasin mõtlema, et jumal, et kui ma veel ühe sellise kohustuse juurde võtan, siis see algne 2700 koormus on 3-kordne. Ja ma kohtasin koridoris ükskord Tõnis Liibekit, raamatukogu direktorit, ütlesin, et kui rektorid teavad kõik, need on seal senati saali seina peal, siis ütle mulle, palju on õppeprorektorid olnud Tallinna Tehnikaülikoolis. Tõnis saatis mulle väljavõtte ja kui ma seda vaatasin, siis ma märkasin, et 2 perioodi, 8 aastat, et ma olen juba staaži mõttes üsna dinosaurus. Et oleks ühe perioodi veel, siis väga hea kolleeg, kellest ma väga lugu pean, Jakob Kübarsepp, kes on suurepärane professor, teaduste akadeemia liige ja õppeprorektor, siis kui me akadeemilises seltskonnas käime, siis Jakobit tunneks ikkagi õppeprorektorina, mitte akadeemikuna või professorina. Ja mõtlesin, kas ma 50-aastasena soovin seda, kui on meil pikk elu ees, eks on ju, et ma jääks nagu eluaegseks õppeprorektoriks, nii et nagu üks periood selle otsusega ma tundsin, et lõpeb, aeg on anda edasi teatepulk uutele inimestele. Ma arvan, Ingrid Pappel on väga hea valik, sest praegu on üks suur teema laual, mis on siis tehisaru või AI. Ja ma arvan, Ingrid on väga õige inimene selle teema eest ülikooli ees seisma. Sellega ta saab kindlasti paremini hakkama kui mina. Mis puudutab neid muid valdkondi, siis eks näeb, ma arvan, ülikool peaks nendega kindlasti jätkama ja kindlasti jätkab, eks siis paistab, kes nende eestvedaja on. Nii, aga räägime siis ka õppevaldkonna KPI-dest või tulemustest, kuidas neid läinud on. Et järjekord siin KPI-del õppevaldkonnas 4 arengukava KPI-d on suvaline. See KPI ei pidanud algselt üldse olema arengukava KPI-d. Sellest KPI-st saame süüdistada Arvo Oorni heas mõttes, sest kui meil oli õppevaldkonnas kokku lepitud, et 3 KPI-d on, siis Arvo hakkas ikka kajama, et ei, see õpperaha on väga tähtis, selle eest peab seisma. Ja lõpuks siis nõukogu otsustas, et selline KPI on ülikooli oluline ja paneme selle KPI siis sisse. No ausalt öeldes jah, see lähtekoht, kus me hakkasime, oli 54,4 miljonit õpperaha ja see 70, see tundus utoopia. Mina ei uskunud, et me selle ära teeme. Aga näha, et 1 aastat ennem seda lõppu me oleme selle kenasti ära teinud, siia on enim panustanud tegevustoetus, nagu rektor rääkis, siia on enim panustanud rektorite nõukogu lobi. Tiit on selle rektorite nõukogu esimehena teinud suurepärast tööd. Aga eks siin on natukene panustanud ka õppeprorektorid ja teised, nii et see on suurim osa ja sellest on räägitud. Aga õpperahal on nagu mitu erinevat toru. Et see ei ole ainult tegevustoetus, mis siia on panustanud, et need samad meetmed, millest ka põgusalt Tiit rääkis, on siia väga ohtralt panustanud IT-akadeemia, inseneriakadeemia, rohemeede, digimeede, õuf ja nii edasi. Et meil on olnud selles mõttes õpperahastuse kuldaeg. Seda saab päris keeruline olema korrata järgmisel perioodil. Ja 3. toru, ütlen veel ennem ära, on ka see, et õppeteenustasud, mis tulevad meil tasulisest õppest ja korduvdeklareerimisest, et kui see raha toru, siis nüüd nimetame niimoodi erialaselt, on olnud nagu miinuses pikalt, see eelmine aasta on siin ka pluss olnud, nii et kõik on selles mõttes olnud panustanud kõik need rahatorud ja meil on väga hästi läinud. Nüüd, kui te küsite minu käest, et kas see võiks olla ka järgmise arengukava võtmenäitaja, siis see on olnud päris palju rektoraadi võtmenäitajaks. Me oleme Tiiduga arutanud kogu aeg, arvutanud läbi, et kuidas selle võtmenäitajaga on. See on mind nagu päris palju aidanud läbirääkimistel, inseneriakadeemia rahastuse, Tehnikaülikooli osakaalu määramisel ja muudes rahastustes. Nii et ta on selles mõttes ikkagi oluline ja ma olen neutraalne, ma ei tea, see peaks ka Ingridi käest küsima, kas ta seda sobib või mitte, aga ilmselgelt oli ta nagu ora pepus natukene, mis igapäevaselt ikkagi pani arvutama, et eesmärgid on ju täitmiseks. Nii et selle võtmenäitajaga meil päris hästi läinud. Teine võtmenäitaja puudutab lõpetajate palkasi. Ka selline vastuoluline osaliselt ülikooli sees, et kui me selle vastu võtsime, siis oli ülikoolis päris palju arvamust, ma ei saa ju mitte midagi siia teha, minust ei sõltu mitte midagi, ma ei saa siia panustada.
Et miks meil see võtmenäitaja on? Eks ta ongi strateegiline võtmenäitaja, eks õppeprorektor on päris valivalt ka, mis kavadega me läheme, mis kavadega ei lähe. Eks mul on ikkagi kuklas alati vasardanud see, et mul on väga tähtis, et Tehnikaülikooli lõpetajad saaksid korraliku töötasu ja nagu näha, see trend on väga ilus. Nüüd, tulles tagasi selle sõnumi juurde, mida ma sain teaduskonnalt, kui ma läksin õppeprorektoriks, et see õpperaha, mis meil makstakse, on nagu, see on nadi, siis natuke nagu võrdlusi tuua. Et kui 2020 me alustasime, tegelikult me alustasime 2015 algus, see oli juba eelmises arengukavas võtmenäitajaga, 2020 räägime sellest perioodist või 2021, siis meie magistrikava lõpetaja selline suhtarv Eesti keskmisse palka oli 1,54, aga samal ajal see lektor, see doktorikraadiga lektor, kes on näinud väga palju vaeva enda harimiseks, täiendamiseks, tema keskmine töötasu oli 1,15 Eesti keskmisest. Ja see näris mu hinge ja näris kindlasti paljude hinge ja mul on väga hea meel, et me tegime siis rektoraadiga sellise otsuse, et panustame ikkagi ka meie enda inimeste töötasusse, et kui me näeme, et meie lõpetajate töötasu tõuseb ja kui me ise ei oleks sellist nagu kohati ilmselt paljudel reljeefset otsust teinud, siis ma eeldan, et meie töötajad oleksid endiselt loksunud seal kuskil 1,2 juures või nii. Aga 2023, kui me vaatame 1,71 on meie magistri lõpetajate keskmine töötasu, siis meie lektorite, me räägime lektorite, doktorikraadiga lektorite keskmine töötasu on 1,65-kordne Eesti keskmine. Ehk me oleme, ma arvan, väga õigesse kohta panustanud ja siia tuleks kindlasti edasi panustada õpperaha eest. Peab seisma ja ma loodan, et seistaksegi, et just need õppetööga seotud inimesed saaksid väärilist töötasu ja saaksid oma tööle keskenduda. Kolmas KPI, mis oli õppevaldkonnas, oli seotud siis sellega, keda meie üliõpilased loengusaali ees näevad. Meie arengukava on väga ambitsioonikas. Me oleme deklareerinud, et me tahame olla tippülikool, tippteadusülikool, meie võrdlusülikoolid tulevad Eurotechist, tulevad Põhjamaade tippude seas. No aga vaatame sisse, kuidas on õppetöö korraldatud meie võrdlusülikoolides. Seal viivad õppetöö valdavalt läbi doktorikraadiga inimesed, üliõpilased näevad doktorikraadiga inimesi ja selline asi nagu tunnitasulised või külalislektorid eksisteerib, aga eksisteerib hoopis vastupidises vormis. Mitte ülikool ei maksa raha neile, vaid nemad maksavad ülikoolile ja seal käib päris kõva sõelumine, et millise korporatsiooni siis inimesi lubada üliõpilastelt ja milliseid mitte, sest nad saavad ju ligipääsu kõige väärtuslikumale teabele, üliõpilastele, talentidele. Ja see kolmas KPI, ma arvan, et ta on sellel perioodil olnud õiges kohas, et me oleme üle vaadanud ja korrastanud, keda meie enda üliõpilaste auditooriumi ees näevad. Ja me näeme siin seda trendi, et me oleme tahtnud, et kõikidel magistrikavadel vähemalt 75% siis õppetööst viiksid läbi doktorikraadiga või vastava kvalifikatsiooniga töötajad. 2024. aastal näha, see trend on päris kenasti üleval olnud. Sellel aastal tulevad veel ilusamad numbrid. Nii et ma arvan, et me saame väga rahuliku südamega, kui me seda põhimõtet hoiame vastu minna järgmisele institutsionaalsele akrediteerimisele, kust meid hindama tulevad tippülikoolide siis spetsialistid, näidata, et Tehnikaülikooli õpe on teaduspõhine ja ma arvan, et seda me tahame. Nüüd jälle, kui küsida, et kas selle KPI-ga uues arengukavas jätkata, siis ma ei ole 100% kindel. Ta on keeruline, ta on selline keeruline natuke hinnata, seal on väga palju nüansse, mis on ka parajalt nüksid arusaamatusi ja tülisi tekitanud. Ma arvan, ta oli omal ajal õiges kohas, aga nüüd tasub tegelikult üldsegi oodata ära ka halduslepingu läbirääkimised, sest hetkel nagu tundub, et riiklik prioriteet on hoopis rakenduskõrghariduse õpe.
ja mismoodi täpselt, mis on prioriteet või üldsegi see on segane, mis on vahe on rakenduskõrgharidusõppel ja tavaliselt bakaõppel, et kui sa vaatad definitsiooni, siis ainuke erinevus on 3 EAP-d praktikat, seal ei olegi muud erinevust tegelikult. Mis võluvits see rakenduskõrgharidusõpe on. Aga ma arvan, et midagi panna, mingi eesmärk panna, kes õppetööd läbi viib, on tark, aga kas on just see KPI, ma ise olen päris nagu kahtlen, aga midagi peaks ikkagi panema, et meie õppetöö peaksid läbi viima parimad, kes iganes need parimad täpselt on. Üks kõige valusamaid teemasi ja üks selline aspekt, mida ma tõsiselt olen selle õppeprorektori, üks väheseid selliseid nüansse, et õppeprorektori amet on, ma arvan, väga vinge ja õpetlik olnud, aga üks aspekt on seal, mida ma tõsiselt otseselt vihkan. Et ma olen nende 8 aasta jooksul kirjutanud, ma tean see numbrit peast, 9843 eksmatti. Ja ka see 8-ga, iga aasta üle 1000 eksmati. Igal aastal me eksmatrikuleerime reaalkooli jagu üliõpilasi. Ja ausalt öeldes ma olen küll suur ja tugev mees, aga iga eksmatt tegelikult või see allkiri läheb südamesse, et meil on siin arenguruumi. See on olnud ülikooli prioriteet ja jätkuvalt olema prioriteet. Me oleme siin heaga ja halvaga ja kavalusega proovinud, seda peab jätkuvalt proovima, sest me peame seda asja parandama. No hea uudis on see, et eksmatrikuleerimised on käsitsi allkiri või on elektrooniline allkiri, aga lõpetamisdiplomil on käsitsi allkirjad, et vaene Tiit on neid pidanud rohkem allkirjastama kui mina ja käsitsi, nii et kui ka kriitilist hetke vaadata väikse huumoriprisma, siis midagi head ka, aga ega siin midagi head ei ole. Me olime tõusvas trendis, et see kuramuse, vabandust, et ma ütlen selles mõttes, et rikkus palju ära, see COVID tõmbas meil vaiba alt, et ilmselgelt oli osasi valdkondi lihtsam õpetada veebi teel kui teisi ja kindlasti need inseneri ja IT valdkonnad on keerulisemad veebi teel õpetada ja sealt see langus on tulnud. Ma arvan, et 2025. aastal me näeme nagu positiivsemaid numbreid. Ma eeldan, et see nominaalajaga lõpetamine jääb umbes 49-50 vahele, ehk me 60 kahjuks ei saavuta. Aga hea meel on ja hea tunne on järgmisele õppeprorektorile anda üle siis õppevaldkond ja nominaalajaga lõpetamine positiivse trendiga. Et kui Tiit hakkas peaaegu välja lobisema, ma ei tea, kas see paistis, aga ma ütlesin, et Tiit, ära räägi, jätta mulle ka mingi üks hea uudis ja siis Tiit väga osavalt rääkis, et nendest me veel ei räägi. Aga see hea uudis on, veel parem uudis on järgmisel slaidil. Et kui me vaatame neid trende, ehk kõige keerulisem periood ikkagi selle õppevaldkonnas on see esimene aasta, kui see väljalangevus on suur, siis iseenesest trendid esimesel aastal on positiivsed igas teaduskonnas. Ja see on ju hea. Võidab Eesti, võidavad lapsed, võidavad lapsevanemad. Aga vot siin on see kõige parem uudis. Ma ütlen seda veel vaikselt välja ja väga palju sellele keskenduda ei taha. Aga kui me võtsime välja siis 2024 sisseastunute väljalangevuse esimesel semestril, aastad pole veel läbi, me ei tea, kui palju neid välja kukub, siis need numbrid löövad positiivses mõttes pahviks. Me oleme võrdsed Eurotech ülikoolide väljalangevusega. See väljalangevus on hetkel väga väike ja see on hea. Kas nüüd on tegemist mingisuguses strateegilise muudatusega, me päris täpselt veel ei tea, tasub ära oodata kas esimese aasta lõpp, aga kindlasti on siin mingisugused muudatused, riiklikud muudatused, meie majasisesed muudatused ja kindlasti meie õppejõudude väga hea töö, mis on siia panustanud. Siin on muutunud paar riiklikku põhimõtet, mis on sellisel küll käsumeetodil rakendatud, et üliõpilased ei saa võtta vabatahtlikult või neil ei ole kasulik väga võtta vabatahtlikult eksmatti peale esimese aasta poolsemestri lõppu, sest siis see läheb neile kulukaks maksma.
majasisesel, ka finantseeskirjas oleme me teinud sellised muudatused, mis väga tähtsustavad seda, et me viiksime üliõpilased lõpuni, tähtsustame ja rahastame teaduskondi nominaalajaga lõpetamisest. Eks kindlasti kõigil nendel on oma roll. Aga ma hoian tõesti pöidlaid, et see hea trend jätkuks, et siin ei ole mitte midagi halba. Head tööd tasub hinnata selle järgi, kui paljudele üliõpilastele ma olen selle õppeaine selgeks teinud, mitte selle järgi, kui palju ma olen õppeainest läbi põrutanud. Ja ma arvan, et kelle KPI-ga peaks ülikool kindlasti jätkama see nominaalajaga lõpetamine. Viimane arengukava oli meil üldse selline väga KPI-lembeline, et lisaks arengukava võtmenäitajatele oli meil veel päris palju rakenduskava võtmenäitajaid. Mul on siin minut aega jäänud ja ma lihtsalt viimased 3 slaidi käin kiiruga üle, et ilmselt need rakenduskava KPI-d on rohkem olnud siin õppeprorektori jälgimise all ja vähem oleme nendega teaduskondi koormatanud, et tööd ja vastutust on seal kindlasti küll ja veel. Aga siin osad on siis korduvad KPI-d arengukavaga, aga mida me siis veel rakenduskavas jälgisime? Me oleme jälginud rahulolu, et kuivõrd rahulolevad on üliõpilased õppekavaga, õpetamisega ja üldiselt on siin asjad stabiilselt head, et me oleme päris hästi selle teemaga hakkama saanud, et siin ei ole midagi kriitilist nagu välja tuua. Me oleme siis tähtsustanud oma õppeklasside infrat. Ennem Covidit me arvasime, et 5 aasta pärast on kogu õppe hübriidvormis. Nagu näha, siis peale Covidit pigem tulid üliõpilased tagasi õppeklassidesse, mis seda soovisime, aga meie labori võimekus, õppeklasside võimekus on kindlasti paranenud. Ja viimase slaidina kohe lõpetan siis ka mobiilsus on see, mis on meie üliõpilastel tagasihoidlikum. Meie üliõpilased saavad kiiremini erialast tööd, aga me ikkagi tahaks, et seda üliõpilase elu, see peab olema elu parim aeg, eks ju, et sa leiad oma üliõpilasorganisatsiooni, käid väljas, naudid seda perioodi, et rohkem saada üliõpilase mobiilsusesse ja trendid on siin positiivsed, numbrid on küll tillukesed, aga eks see numbrite peegeldus on, ma võiksin selle statistika keerata teistpidi öelda, mitmekordselt on tõus, aga näitan ausalt ära, et trendid on positiivsed. Nii et selline ülevaade minult. Ma tänan omalt poolt siis õppeprorektorina kõiki, kellega mul on olnud võimalik koostööd teha. Aitäh teile selle eest, eks need on olnud rõõmsamaid hetki, on olnud pingelisemaid hetki, ja kui teed suuri asju, siis tuleb ilmselgelt ka vahepeal selliseid pingelisemaid hetki. Paneme edasi Tehnikaülikooli eest, Eesti eest. Aitäh!